Tere pehme, karvane ja suleline. Kätte on jõudnud täistund ning te kuulate saadet 7 arssinat kapsaid ehk Odra-Jüri pajatused tünnisauna piigadega. Eetris on Markus Lehtsalu ja minuga koos jagab stuudiot täna Margot Lehtsalu. Rõõm. Äsja oli meil Gregoriuse kalendri järgi veebruarikuu, mis paganlikus Roomas tähistas Jumal Luperkuse pidustusi ja orgiaid, kuid mis üldse mitte vähem paganlikus Eestis tähistab ka veel tänapäevani. Mida? Vastlapäeva. Just nii. Meile küll tuntud kui tore kelgutamise kuklõgimispralle, kuid mis ajalooliselt lõpetas katoliku kiriku järgi jõuludega alanud lõbustused ja alustas paastuaega. Ja täna räägimegi veidi selle liupäeva päritolust ja arutame, kuidas on see ajas edasi kandunud ning milline tähtsus on sel tänapäeval. Ühtlasi proovime kätt ka muistses käsitöö valdkonnas ja püüame meisterdada korraliku seakondile alternatiivse nööbis tehtud vurri. Aga enne veel, räägime tollest vastlapühast veidi. Nagu ennist mainitud, siis aset leiab ta veebruaris, samuti tuntud ka kui meie vanaisa sünnipäevakuu. Liikuv püha, noorkuu teisipäev, päev enne tuhkapäeva, 7 nädalat enne lihavõtteid ja kuu enne naistepäeva. Kui 19. sajandil lasti pikad liud linase kotiga ja 20. sajandil suure võimsa reega ja kihutati saanidel, mida vedasid obesed, siis tänapäeval kõlbab liu laskmiseks igasugune plastmasskelk või isegi kõige tavalisem kilekott. Margot, aga miks see pika liu laskmine ikkagi nii oluline oli? Mis sa arvad? No eks ikka sellepärast, et kasvaks pikad ja võimsad linad. Ja kui lina ei tahtnud hästi kasvada, tehti linapullule lõkke või kaeti see sõnnikuga, mis uskumuse kohaselt pidi siis asjaolusid muutma. Nüüdisajal on need vaid ütlused ning kelgutatakse peamiselt ikka hasardi pärast. Ma mõtlesin, et rõõmu pärast. Või siis rõõmu. Pikka rõõmu. Pikka rõõmu. See on huvitav, pikka rõõmu. Nojah, tollal vist ei olnud inimestel aega väga rõõmule mõelda, et siis olid rohkem linad, mida pidi mõtlema, et kasvaks ikka pikad linad. Ja sõnnikule, jah. Ja sõnnik ka, jah. Aga tänapäeval siis jah, rõõmu või hasardi pärast. Hasart on siinkohal hea sõna, sest hazard tähendab inglise keeles ohtu ning on see väike tuluke, mis libedega auto armatuuril vilkuma hakkab ning ühtlasi pole kelguavariide eest keegi kaitstud. Viimastel sajanditel on moodi tulnud ka jääkarussellide ehitamine. Ka meie ennist korraks mainitud vanaisa ehitas meile sellise kaadervergi oma maja taga asuvale tiigile. Jah, kirjeldada oleks seda üpris keeruline, nii et ma parem näitan fotot. Jah. See on naljakas, sest tegu on raadiosaatega ning teie kuulajad seda fotot ei näe praegu. Aga lähme edasi, räägime naistest. Vastlapäev või pudrupäev, nagu seda Lõuna-Eestis kutsutakse, oli üks niinimetatud naiste pühadest, sest siis oli kombeks juuksed lõigata ühes hobuste sabadega. Miks? No eks ikka selleks, et kasvaksid sama pikad ja tugevad juuksed, nagu seda on hobuse jõhvid või nagu Margotil. Sakstele meeldis küll mõelda, et Eesti talurahvas on rumalapoolsem, kuid vähemalt 7 pidid oskama nad lugeda, sest täpselt nii mitu korda tuli sel päeval oma pead kammida. Ja lisaks sellele oli tüdrukutel luba tol päeval kõrtsi minna ning kui sa juhtisid olema vana tüdruk, siis oli sul luba ka kossja minna. Kui nüüd juhtumisi olid just sina see õnnelik meesterahvas, kelle ukse taha tuldi, siis pruudile äraütlemine oli patt. Sel viimasel on isegi mingi sügavam iva. Mõtle, sa oled kogu oma elu olnud vanatüdruk. Ja mitte isegi kihelkonna veetlevaim vanatüdruk, vaid rohkem nagu tugev üks või üks pool. Selline Walt Disney lumivalgukese multfilmi Kurinõid. Ja siis piisabki ainult sellest, et valid välja tolle kihelkonna kõige nägusama kavaleri, ootad vasteldeni, võtad nuia ja lonkad ta manu. Ja katsuge ta siis vaid ära öelda. Aga igatahes jah, väga vägivaldseks ei tasu minna siin. Nii et naistelt on lihtne üle liikuda siis köögiteemadele ja räägimegi siis natuke toitumisharjumustest ka. Ja ilmselt ei pea kuulajatele meelde tuletama, et tegu on ajaga, mil MyFitnessi eritoitumiseksperdid olid alles mitmete aastakümnete kaugusel. Aga kui tõesti tekib teil tarvidus kukla kratsimise järele, siis heakene küll.
katke oma kõrvad. Järgnev on siis pigem mõeldud eelkõige lihtsa talupoja loogikaga toidugurmaanidele. Loomulikult on iga korralik eestlane nagu meie teadlik hernesupi ja vastlakukli traditsioonist. Kui teil veel muudki põnevat. Saartel näiteks söödi tolpäeval 7 korda. Üldiselt valmistati hommikuks vastlapuder ja täpsemalt tangupuder, mida rituaalse toiduna leidus iga suurema püha toidulaual. Lõunaks või õhtuks söödi sealiha, täpsemalt seajalgu, mida serveeriti siis ubade või hernestega. Eriline apetiiser oli seasaba, mis 20. sajandil jäeti lastele, kuid mis sajand varem kuulus pereisa menüüsse. Tollal oli kombeks ka värsket leiba küpsetada, mida söödi ühes lihaleemega. Magustoiduks tehti odrakaraskit, mis eelmisel sajandil vahetus vahukoore ehk siis vastlakukli vastu. Kuna sealiha söödi hulgim, siis pidi ju ülejääkidele ehk siis kontidele leidma mingisuguse kasutuse. Kas sa oled kuulnud mingisugustest kasutusvaldkondadest, mida kontidega teha saab? Ongi see vurr. Jah, just täpselt. Vurr on siis kõige tuntum, aga mõnel pool pandi alles jäänud kontidele nimed juurde ja siis kutsuti koer tuppa. Ja see, kelle kondi lemmik välja valis, see sai mehele. Siis oli veel üks variant, et sa viisid ülejäägid sigadele, et nood kosuks ja suvel siis koos püsiks. Aga jah, meile ilmselt kõige tuntum variant on vurr. Ja see on ka tänase raadiosaate peamine eesmärk. Valmistada üks korralik vurr. Aga enne veel tahaksin tutvustada mõningaid vastlapäevale traditsioonilisi laule. Ja alustame ühest vanemast helipalast eelmise sajandi 29. aastast. Tegu on siis Madis Konsoni lauldud vastalauluga Pärnu Jaagupist ja kannab nime Linad liugu, pikad kiudu. Selline oli siis esimene pala, mis kandis pealkirja Linad liugu, pikad kiudu. Ma ei tea, millised emotsioonid sind valdavad, Margot? Ma vist sain ainult ühest lausest aru, mis oli kena kelgulaskega või? Täitsa võimalik. Mina näiteks sain, sul läks isegi veidi paremini, ma sain täpselt ühest sõnast aru ning see oli kaske. Kaske. Aga jah, selles mõttes, et potentsiaali sellel lool on, ehk kuuleme ka tulevikus sellest artistist midagi. Ja igaks juhuks mainin, et siis see Pärnu Jaagupi, kus kohas see lugu pärit on minu ja Margoti maakodu siis. Aga järgmisena lugulooke sellises kandis nagu Hargla, mille on salvestanud Herbert Tampere 1935. aastal. Lugu kannab nime Nii pikesmi lina ja laulab 78-aastane alati imeline Leena Kark. Take it away, Leena! Jah, see kõlas nagu meie kass hommikuti, kui ta süüa tahab. Jah, selles mõttes, et tegu oli siis ikkagi 35. aastaga, mis on peavad, et 90 aastat tagasi ja jah, selles mõttes, et kahju, et see nii lühike on. Kahju, et see jah, lühike oli. Aga sõnad olid huvitavad. Lugu kandis siis nime Nii pikesmi lina. Aitäh sulle, Leena Kark! Ja nüüd kuulame, kuidas laulavad liupäevast meile armsad setud.
esimese pala Maaselitsa laulu esitab meie saate fännidele juba ammu teada-tuntud naistrio Ekaterina Lummo, Hemmo Lepa ja Anastasia Sammasto. Maaselitsa kylvese jolitse, Maaselitsa veselitsa, vese jolitsa. Lämmeks kolkami kulja jotama, lämme kolka koja jotama, koja jotama. Lämmeks virte kylvere jotama, lämme virte veretama, vere jotama. Ihomaks meil hyö hobene, meil ome hyö hobene. Ommaks virka vemerena, omme virka vemerena, veme jorena. Kui pesystämine jome, jo pesys mine meremine jome. Paintus jalku pantema, paintus jalku pantema, pante jome. Pysy putsaisis puusa jomele, pysy putsais puusa peale, puusa jomele. Liina semele peale, liina semele peale, lehe jomele. Tulta levätäl tuima jorrava, tulta levätäl tuima jorrava. Tuit tulta levä kaale kaap ja tulta levä kaale kaap ja koja koja. Maaselitsa veselitsa, maaselitsa veselitsa, vese jolitsa. Sete aikomi ammu jo oti, sete aikomi ammu jo oti. Punasam kolkami kulja jotama, konase kolkama kulja jotama. Tegu oli siis seto naistega. Huvitav harmoonia. Väga lahe. Väga huvitav, jah. Seto keelt ja neid laule on alati kuidagi põnev või hea kuulata. Jah. See pani lausa mõtlema kuidagi siuke aukartus tekkis kuidagi. Jaa. Täname Udo Kolki seda etteastet salvestamast. Aasta siis oli 68. Kuulame ka teist setode salvestust, mis on vaid aasta hiljem salvestatud. Ja nüüd on oma ilusat heledat jaelt demonstreerinud Sokolova küla naised ühes Irina Kivestiga ja Matriona Pillega. Nagu kõik eelmisedki, on ka Läkkeks kolkami kula ajotama vastla laul. Helitehnoloogiks ei keegi muu kui juba ennist mainitud Udo Kolk. Läkkeks kolkami kula ajotama. Läkkeks kolkami kula ajotama. Läkkeks virdemi verä jotama. Ja on kolka seal kokku jotunut. Vereks ravas on kokku jotunut. Kyläks velloti Norrejokeen. Kallis kaputi kantioon. Pankeks etettiin hopeen. Vere vävillä vehmereen. Selline oli siis teine lugu setodelt. Väga Võimas, jah. Tundus, et siin oli kasutatud ka juba mingisugust
miksimisoskusi. See salvestus tundus nagu kiirendatud, aga Tämber oli jah kuidagi Tämber huvitav. oli kuidagi jeledam kui ma kahtlustan, et ta muidu oli. Et siin on siis varased siis näited juba autotuunimisest, ma arvan, et selle saab sinna selle kategooria alla küll panna. Aga üks on kindel, et ilusa heleda häälega oli tegu igatahes. Aga nüüd, armsad kuulajad, teeme väikese eetripausi, et tagasi tulles kostitada teid vurisevate vurrihelidega. Jääge meiega! Welcome to Intermission. Meil on siin niidirull, teeme nööbist, mitte seakondist. Äkki mul on liiga suur nööp, Vuriseb ka või? liiga suur nööp. Nii, ja me oleme tagasi ja me oleme 2 vurri võrra rikkamad. Egas midagi. Proovime siis, kuidas vurrid kõlavad. Margot, sul on au olla esimene. Oota, ma pean ketrama seda siin. Aga jah, niimoodi kõlab minu vurr. Kallid kuulajad, nagu juba rääkisime, siis vastlapäev tõepoolest on naiste püha ja seetõttu ilmselt on ka vana Taara ise minu õe poolt ning teinud tema vurri võimsamaks kui mu enda oma. Lase korraks veel. Ma ei tea, palju see siin teieni kostab, aga siin koha peal on küll terve ruum kajab. Aga tänan teid kuulamast, ilusat päeva jätku, teiega olid Markus Lehtsalu ja minuga jagas stuudiot mu tunnustatud õde Margot Lehtsalu. Kuulasite saadet 7 arssinat kapsaid ehk Odra Jüri pajatused tünnisauna piigadega. Kohtume järgmisel nädalal, nagu ikka samal ajal, samas kohas ja pealt kuulmiseni.